Armu teile ja rahu meie Jumalalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Enne kui loen tänase kirjakoha, tuli mulle südamesse meenutada teile, et Jeesus, kes on selle kirjakoha kirjutanud või jätnud meile selle loo rääkinud, luges inimeste mõtteid. Ta teadis alati, mis on nende südames. Ta teadis seda siis ja teab seda ka täna. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otse kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged talle: Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastab neile: tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: minge ära minu juurest, ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua. Ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need: Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud? Siis ta vastab neile: tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. Aamen. Istuge palun. Igaviku pühapäev on kirikuaasta viimane pühapäev. See on päev, mil püha vaim kutsub meid mõtlema lõpule ja uuele algusele. Jeesuse sõnad suurest kohtupäevast on sõnad, mis tõstavad meie pilgu inimestelt Jumalale, ajalikult igavikule. Apostel Paulus kirjutab korintlastele: me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. On üks vana lugu mehest, kes elas pimedas toas. See tuba oli sassis ja tolmune, kuid pimedas tundus kõik üsna korras. Kuni ühel päeval keegi süütas küünla. Valgus ei loonud segadust. Ta lihtsalt paljastas selle, mis juba seal oli. Ja mees nägi, et toa korrastamine oli hädavajalik. Nõnda on ka Kristuse valgusega. Jeesus tuli, et näidata meile meie olukorda, näidata tõde selleks, et meid päästa. Tema teine tulemine kannab aga teist ülesannet. Siis saab temast kohtunik. Kui sa tänast kirjakohta oled varasemalt lugenud või täna kuulnud, kumb emotsioon sind selle loo lõppedes tabas? Kas rõõm, et lõpuks saab siit ära taevakoju, või pigem hirm, mis saab minust? Kas tekkis küsimus,
kummas grupis olen mina? Olin kord vanema koguduse liikme surivoodi kõrval. Istusin seal, võtsin kitarri ja laulsime koos. Rääkisime juttu ja ta kirjeldas, kui väga ta igatseb Jeesuse juurde. Ja kui ta oma silmad sulges, nägin ta näol naeratust. Sellest järeldasin, et ta lahkus kohta, kus teda oodati. Tema teadis, kuhu oli minemas. Kuidas saaksin sellise kindlustunde mina? Selliselt oma jutlust koostades sattusin lugema üht kommentaari, mis muutis kogu mu varasema arusaama sellest tähendamissõnast ja ka jutluse, mille olin juba peaaegu valmis kirjutanud. Muutvaks teguriks oli vaid üks sõna, vennad. Kahtluse asemel sain enesesse kindlustunde ja rahu ning seda soovin täna ka teiega jagada. Siit kõlab siis uue jutluse julgustav versioon. Inimese poja tulemine Ause kirkuses. Jeesus ütleb, kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile. Seega alustuseks, igaviku pühapäeva keskmes ei ole surm. Igaviku pühapäeva keskmes ei ole ka inimene. Igaviku pühapäeva keskmes on inimese poeg ja Kristus ise. See on oluline tähelepanek. Jeesus ei räägi siin meist, vaid endast. Suur päev ei ole meie tegude või tegemata jätmiste päev. See on Kristuse ilmumise päev. Ta tuleb nii, nagu prohvetid kuulutasid. Kuningana, kes seab kõik õigeks. Selle maailma varjud ja segadused kaovad. Kõik, mis oli varjatud, saab selgeks. Igaviku pühapäev meenutab meile, et ajal on lugu. See ei liigu juhuslikult. See liigub Kristuse poole. Sellel on oma siht ja eesmärk. Prohvetlikud tõotused täituvad. Jeesus jätkab. Tema ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab need üksteisest. Aga mis on eraldamise alus? Mis paneb ühed paremale ja teised vasakule? Kas see on üldine heategevus või on küsimus moraalis? Loen järgmist lauset. Mida te iganes olete teinud ühele minu kõige pisematest vendadest, seda olete teinud minule. Ja siis korraga märkan Jeesuse lauses üht täpsustavat sõna, mis tõuseb tekstist nagu üles, nagu esile, nagu rõhutatult. Ja see on vennad. Kes on Jeesuse vennad? Piibli tekst aitab meil mõista, kellele Jeesus viitab. Matteuse evangeeliumis ei nimetata Jeesuse vendadeks mitte tervet inimkonda. Ta ütleb, kes teeb minu isa tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema. See tähendab, et Jeesuse vendadeks on tema jüngrid, tema evangeeliumi kandjad, tema saadikud. Täpselt sama ütleb Jeesus juba varasemas peatükis. Matteuse 10:40. Kes teid vastu võtab, võtab vastu mind. Nii et kui Jeesus räägib oma pisematest vendadest, siis ta räägib nendest, kes kuulutavad tema sõna ja sageli selle tõttu kannatavad, kes on nõrgad, tõrjutud ja tagakiusatud. Tähendamissõna ei ole eelkõige heategevuse, vaid
evangeeliumi vastuvõtmise pilt. Seega, mis on kohtupäeva tuum? See ei ole vastus küsimusele, kas ma olen olnud piisavalt hea. Kas mu heateod kaaluvad üles halva? Ja see ei ole ka vastus küsimusele, kas olen teiste jaoks midagi teinud. Need küsimused on head ja vajalikud, kuid need ei ole kohtupäeva aluseks. Kohtupäeva tõelises keskmeks on üks küsimus. Kas ja kuidas on inimene vastu võtnud Kristuse ja tema sõna? Kuidas ta on suhtunud neisse, kes tulid tema nimel, tema saadikutesse, tema kogudusse, tema evangeeliumisse? Need, kes võtsid vastu sõna, võtsid vastu Kristuse. Need, kes lükkasid tagasi sõna, lükkasid tagasi Kristuse. See on kohtumõistmise mõõdupuu. Aga kuidas me seda näeme? Siin tuleb Jeesuse tähendamissõna sügav üllatus. Mõlemad rühmad, nii paremal kui vasakul, on hämmeldunud. Millal me sind nägime? Me ei saa alati aru, kuidas Kristus meie ellu tuleb. Ta tuleb sageli varjatult. Vaikses sõnas, mis puudutab südant. Kirikus, kui loeme evangeeliumi. Inimeses, kes kannab tunnistust Kristusest. Meie ei märka teda alati, kuid tema näeb alati meid. Kohtupäev on hetk, mil see varjatu saab nähtavaks. Mis on selle kohtupäeva loo sõnum? Esiteks ütleb see, et see päev tuleb kindlasti. Seal eraldatakse inimesed kahte gruppi ja osa neist saadetakse hukatusse. Ja see otsus kestab igavesti. Teiseks, meie pääsemise lootus on ainult Kristuses. Mitte meie teod, mitte meie pingutused, mitte meie saavutused. Kohtupäeva sõnum on Jeesusesse uskujatele pääste kinnituseks, aga uskmatutele sõnum hukatusest. Kolmandaks, Jeesusesse uskujaid kutsutakse ustavusele. Ustavusele evangeeliumi vastuvõtmisel, ustavusele Kristuse tunnistamisel ja ustavusele tema rahva toetamisel ja armastamisel. Kohtupäev ei loo mitte midagi uut. Ta lihtsalt näitab, mis on olnud ja milline saab olema tagajärg. Armastus ei kao kuhugi. See saab lihtsalt nähtavaks. Kuid ka hoolimatus ei kao kuhugi. Ka see saab nähtavaks. Jeesus ei otsi meie elust suurtegusid, vaid südant, mis suudab peatuda, märgata, hoolida ja usaldada. See on kutse elada tänast päeva nii, et Kristuse armastus saaks meie kaudu nähtavaks. Kui ma nägin oma koguduse ustava tõde lahkumas Jeesuse juurde, esitasin endale küsimuse, kuidas võin mina leida samasuguse kindlustunde, nagu see oli temal? Vastus on, kui oled Kristuse oma südamesse sisse lasknud ja teda kõiges usaldad, siis võid rahulikult oodata tema taastulemist, tema kohtupäeva, temaga kohtumise päeva. Aamen.